Nii, tere kallid inimesed. Taaskord on siis meil aeg mõnusaks matemaatikaks ning nagu te näete, mul on seekord mingisugune jubin olemas, millega ma saan loodetavasti natukene ilusamad käekirja teha. Samuti mul hetkel mängib taustaks mingisugune muusika, kuna mulle endale aitab see kaasa, kui mingisugune muusika mängib. Kui see teid segab, võite täitsa teada anda ja siis ma järgmine kord proovin ilma muusikat hakkama saada. Aga meil olid mingisugused ülesanded ja meil oli siis teemaks jada. Nagu te mäletate, homme peaks teil olema ka töö. Nii et kui te saite selle tööga hakkama, mis ma andsin, need ülesanded siin, siis on kõik korras. Kui ei saanud hakkama, siis vaatame koos minuga läbi, lahendame ära ja ma loodan, et tänu sellele saate teie tööga hakkama. See töö on teil homme nii-öelda tunniplaani järgsel ajal, ehk siis palun olge kohal õigeaegselt, sest kui tund saab läbi, siis saab selle töö esitamine ka läbi. Aga vaatame, meil oli siis vaja kontrollida, kas see ja see on aritmeetilised või mitte. Vaatame seda esimest. Meil oli mingisugune A, kus olid mingi sellised liikmed. Selle jaoks, et kontrollida, kas mingi jada on aritmeetiline või mitte, meie võisime võtta mingi suvalise liikme. Võtame näiteks selle. See on mingi 5 liige. Okay. Kui me võtame selle -8, siis mis me pidime temaga tegema? Me pidime lahutama temast eelneva liikme. Ja mis on sellele eelnev liige? Loomulikult -3. -3. Ja miinus loomulikult muutuvad meil mis asjaks? Plussiks. Ehk siis meil on -8 + 3 ning tulemus on -5. Mis me selle -5-ga nüüd pihta hakkame? Meie võtame nüüd mingisuguse teistsuguse liikme. Võtame näiteks teise liikme. Ja samamoodi meie siis saame lahutada temast temale eelneva liikme, ehk siis praegusel juhul 12. Ja 7 - 12 on tõepoolest samamoodi -5. Mis tähendab siis seda, kuna need 2 elukat siin on täitsa võrdsed, siis see esimene on meil aritmeetiline jada. Võime panna mingi, on küll aine. Ja loomulikult siin oli väike lisatingimus, et juhul, kui tema on tõesti aritmeetiline, meie peame leidma jada vahe ja see gramm siin on ju. Jada vahe D, tegelikult meie juba leidsime on ju. Sellepärast, et kuidas me leiame D-d? Meie leiame D-d, siis kui meie võtamegi mingisuguse suvalise liikme ning lahutama eelneva. Ehk siis meil tegelikult D on täitsa välja arvutatud. See on tõesti -5 on ju. See jada läheb kogu aeg 5 võrra väiksemaks. Nii. Järgmisena me peame siis leidma 20. liikme. Paneme siia mingi A20. Ja kui meie tahame nüüd siit leida seda A20, kuidas me siis käitume? Meil on siin need valemid olemas on ju, siin paremal pool. Huvitav, et minu hiirt ei näe, see on põnev. Okay. Aga meil on siin paremal pool need valemid täitsa olemas. Ja kui meie tahame seda rakendada, siis loomulikult võtame meie oma kena valemi, mis meil siin on, ning lihtsalt topime kõik asjad sinna kenasti sisse. Ehk siis, mis meie esimene liige on? Meie esimene liige loomulikult on ju 12. Ehk siis saame meie võtta on ju 12. Liidame juurde mis asja? Meie D on ju negatiivne arv, ehk siis meil ei ole mingisugust plussi, vaid meil on -5. Ja see -5, mis temaga tehtud on, tema on korrutatud sellise asjaga nagu n-1. Kuna meie n on loomulikult 20, siis n-1 on meil loomulikult 19. Ehk siis meil on siin mingisugune korda, mis ta on? 19.
No, pistame selle kõik mingi kalkulaatorisse ja vaatame, mis meie saame. Ja kui meie kalkulatsioonid on õiged, siis selle ülesande üks vastus ehk siis 20 liige peaks olema -83. Nii. See peaks olema täitsa hea vastus. Aga ühte asja meil on veel vaja. Meil on vaja leida 10 esimese liikme summa ehk S10. No, selle jaoks kustutame selle eelneva jama siit ära. Tema ka. Ja vaatame, mis meil on. Meil on mingisugune S10. Ja mis nüüd juhtub? No loomulikult meil on siin paremal pool on õnneks igasugused valemid taaskord, mis meie saame rakendada. Ja no, vahet pole tegelikult kumba me kasutame. Aga meie elu läheb natukene lihtsamaks, kui meie kasutame seda alumist. Ja miks ta nii on? Sellepärast, et kui me tahaksime seda ülemist kasutada, siis te märkate, et meil on mingisugune asi puudu. Meil on puudu see AN. Ja seega mina soovitan kasutada seda alumist ja täpselt seda me teemegi. Ehk siis, mis meile tuleb? Meile tuleb 2A1, on ju, nagu ta siin on olemas. Ja palju meil siis on? Meil on ju 2 korda 12, kuna meie A1 on 12. Edasi tuleb siis -5 ja taas kord on ju, mis siin oli, mingisugune selline asi. Aga seekord ei ole -5 korda 19, seekord on -5 korda 9, on ju. Kuna kui meie n on 10, nagu ta meil siin on, siis loomulikult n-1 on ju 9. Okei. Nii, mis meil siin all on? All on meil jagatud 2-ga ja terve see jama on korrutatud loomulikult 10-ga, kuna meie n on meil täitsa 10. No, vaatame edasi, mis meil tuleb siit. Teeme esmalt loomulikult, korrutame, nii, mis meil on, 2 korda 12, meil on ju 24, -5 korda 9, see on ju -45, nii, jagatud 2-ga korda 10. No, kui me kogu selle asja purki pistame, siis vaatame, mis meie saame. Nii. Kui meie kogu selle jama ära kalkuleerime, peaksime saama selliseks hästi kenaks ja toredaks vastuseks sellise arvu nagu -105. Et kui teie saite samasuguse asja, siis ülesanne oli õigesti lahendatud. See nii-öelda A-osa vähemalt. Vaatame, kuidas on tegemist või mis on nii-öelda meie B-ga, kui üldse midagi. Samamoodi kontrollime meie, kas siis see B on nii-öelda aritmeetiline või mitte. No, selle jaoks vaatame samamoodi, võtame mingi suvalise liikme, näiteks võtame mingi 4. siit. No ütleme siit, või 3. tähendab. Võtame 1/4 ning lahutame temast eelneva liikme ehk siis 1/3. Selle jaoks, et harilikke murde lahutada, meil peab loomulikult olema ühine nimetaja ning nende 2 murru puhul meil oleks kõige väiksem vist 12. Selle jaoks loomulikult, et siia alla tekiks 12, peame esimest murdu laiendama 3-ga ning teist murdu laiendama 4-ga. No 1 korda 3 on 3 ja 1 korda 4 on 4. Ehk siis kui meie arvutame edasi, siis mis meie saame? No 3 miinus 4 on loomulikult -1 ja all on siis 12. See siin on meil nii-öelda üks vastus. Juhul kui meie võtame mingi teise suvalise liikme siit aritmeetilisest jadast ja saame ka vastuseks -1/12, siis on lugu aritmeetilise jadaga. Kontrollime, kas asi on nii või ei ole. No,
võtame näiteks teise liikme, 1/3, ja lahutame temast eelneva liikme ehk 1/2. No mis me nüüd saame? Nüüd on meil alla vaja taas kord mingisugust arvu, millega jagub nii 3 kui 2 ning ma arvan, et selleks sobib 6. Loomulikult selle jaoks peame laiendama esimest murdu 2 ning teist murdu 3. Ja mis meie siis siia üles saame 2 miinus 3. Ning taas kord meie näeme, et saame mingi vastuse, milleks on siis miinus 1/6. Aga kuna meie näeme, et siin sinistes kastides olevad arvud on täitsa erinevad, siis variandis B ei ole tegemist variandis B ei ole tegemist aritmeetilise jadaga. Ta on mingisugune jada, aga ta ei ole aritmeetiline jada. Ja sellega on meil esimene ülesanne